tere, armsad, reede on käes. Vaatame nädalavahetuse sõnumit või siis nädalavahetuse energiat, millist energiat õigemini siis see nädalavahetus kannab ja mis sõnumi me võiksime endale teadmiseks ja kaasa võtta järgnevasse 3 päeva. Nii, vaatame, mis see sõnumikaart mulle ütleb, mida me peaksime teadma või mis on see nädalavahetuse sõnum. Nii. Sõnavägi. Kas ma mitte esmaspäeval ei rääkinud sellest ka? The power of words. Ikka mingisuguste sõnade hääle võim, vägi, sisu, maagia. See, mida sa räägid, see hakkab looma, see, mis sagedusel sa räägid, see määrab ka väga palju, mis sagedusel eksisteerid sina, mis sagedusel tuleb välja sinust see informatsioon, mida sa edasi annad. Kas need sõnad kannavad armastust, kas need sõnad kannavad hirmu. Sinu mõtetel, sinu sõnadel on vibratsioon, on sagedus, kriitika, kuidas sa suhtud iseendasse, kas sa jagad endale pidevalt kriitikat, mille tõttu ka sinu sagedus saab langeda. Kas sa jagad välja teistele kriitikat, ebaausat kriitikat, ebavajalikku kriitikat, mis mõjutab sinu sagedust ja tegelikult mõjutab ka sinu ruumi sagedust. Või need sõnad, mida sa välja ütled, on mõistvad, armastavad, teisi arvestavad, ühtsust loovad. Ehk siis sõnal on hästi-hästi tugev jõud ja inglise keeles öeldakse häälimise kohta spelling, mis on spelling ka teise tähendusega on loitsimine, eks ole. Ja vaat seda loitsuväge meie sõnad kannavad. Vibratsioonilist väge. Nii, aga tarokaardid meile nädalavahetuseks. Mis meil siin teemaks võib olla? Mis on see sõnum, mis vajab edastamist? Ja. Nädalavahetus. Õiglus, tasakaal. Huvitav, vaatame, kas siit tahab midagi tundub, et tahab tasakaalu minna. Tuleb ka väga tasakaalukas emotsionaalne emotsioonide kaart, ehk siis karikate kuningas. Sauade kuus, ja keiser. Väga tugevad, väga mõjukad kaardid, mis tegelikult sümboliseerivad igakülgset sellist tasakaalu struktuuri ja tegelikult ka väga sellist võidukat energiat annab see sauade kuus siin edasi. Et on oodata mingite asjade tasakaalu minemist. Väga ilus tuleb mõõkade 3, mis on tegelikult üsna valus kaart. Üsna sügava leinakaart, üsna selline raske emotsioonikaart. Ja viimane periood siin võib-olla ongi üles tulnud need mingisugused sügavamad teemad. Aga selle peale tuleb päike, selle peale tuleb maag, mille peale tuleb narr. Ehk hästi positiivsete energiatega kaardid. See negatiivne, see raske energia pöördub ümber. Sest protsess on läbi saanud. Sa oled omad õppetunnid kätte saanud. Igaühe vastutada on see, kui sügavalt sa need õppetunnid oled kätte saanud. Sellest sõltub ka, kui sügavalt sa oled taibanud selle õppetunni tähendust iseenda jaoks. Ja selle nagu olulisust. Ja mida see sulle tegelikult näitas. Sellest sõltub ka tulemus, aga tulemus tegelikult on üsna hea. Päikene on kaardipaki kõige positiivsem kaart. See tähendab, et selline külluslik, positiivne, vabaõhuline energia on peale seda raskust loomas ja loob tänu sellele, kui sina võtad ennast kätte ise.
ja hakkad selle vabanenud energiaga midagi ka peale. Raskus on jäänud selja taha, võib-olla tundub nagu, et selle hingetõmbeks praegu ei olegi aega, sest siit on vaja hakata edasi rühkima. Ja narr on selline kõige alguste energia. See on veel selline energia, kus hirmud ja kahtlused ei ole kohale jõudnud, vaid on see täielik üliäge potentsiaal. Ma nüüd täiega hakkan looma, ma hakkan täiega tegema. Võta see energia endasse vastu ja usu endasse, usu sellesse päikesesse, usu sellesse, et kõik hakkabki nüüd looma, kui sa ennast vaid kätte võtad ja lased mentaalsetest plokkidest lahti, sest mentaalsed plokid hoiavad sind ikka väga tublisti kinni. Ja kasuks tuleks selline, kuna ma siin olen selle sisemise lapse teema osas hästi palju sõna võtnud, siis kasuks tuleks lapselik heausk. See positiivne lapsemeelsus, mis omakorda tegelikult aitab sind ülihästi maandada. Tuua kohalollu, et lase need vaimsed blokaadid lahti ja sul tekib siin palju uusi võimalusi soodsateks stiilideks, soodsaks armastuseks, ükskõik mis laadi ühinemiseks. Ja ma pean siin silmas soodsaid diile igas kõige positiivsemas võtmes. Need on nii tööalased, suhtealased, ka isiklikus sisemises plaanis mingisugune sinu enda sisemine kokkutulemine, sinu polaarsuste kokkutulemine. Et ma isegi ütleks, et tasakaal suuresti on märksõnaks siin meile selle nädalavahetusel. Tasakaal selles osas, et erinevad duaalsused, polaarsused, äärmused leiavad tasakaalu. Kas siis lahkhelid või mingisugused kokkulepped, mis ei ole leidnud kooskõla, tülid, kus ei taha olla lepitust, ei ole seda lepitust näha, saavutavad mingisuguse stabiilsuse ja sellise tasakaalu. Et kuigi see energia seal on vahepeal olnud selline väga disconnected, väga kaootiline, ei ole nagu ühendus on kadunud, siis see ühendus hakkab ennast uuesti looma, kui sa suudad lahti lasta mentaalsetest plokkidest, nii nagu ma enne ütlesin. Need mingisugused hirmumõtted või takistavad arusaamad, mis enam ei tööta tegelikult üldse, mis on näidanud, sinu arusaamad, mis on näidanud, et nad viivad konfliktini. Et miks sa hoiad nendest kinni, muuda oma vaatenurka, muuda oma vaatevinklit, muuda oma arusaama ja siis muutub ka väline juba, siis võib-olla hakkavad kõik need energiat pehmuma ja saabki toimuda leppimine, sulandumine, kokkutulemine, ühinemine, mis iganes tasand sul praegu aktuaalne on. Vot nii. Sellised huvitavad pöördepunktid on siin nädalavahetusel tulemas. Väga ootamatult võivad tulla. Ja näen siin sellist sõnumit ka, et nagu divine timing ehk on aeg. Et enam ei ole sul võimalik põgeneda, mul paistab siin päikene silma. Enam sul ei ole võimalik põgeneda mingisuguste otsuste või mingisuguste valikute ja sellise selle teema eest, millest ma siin rääkisin, eks ole, kus on vaja tulla kuldsele kesteele kokku. Sul ei ole enam võimalik selle eest põgeneda. On aeg leida tasakaal, on aeg tulla kokku ja pöörata tähelepanu sellele, millist väärtust sinu hääl ja sinu sõnad kannavad. Kas need peegeldavad ka tegelikkust, kas need peegeldavad headust või on su eesmärk sõnadega lõhkuda. Vot nii.
selline natukene lühem sõnum kui tavaliselt nädalavahetuseks, aga ma siin olen pusin ühe teema kallal, ma ei tea, kas ma julgen kõva häälega välja öelda, aga ma vaikselt panen kokku tarokursust. Et kes on huvitatud või kes tahab taro õppida, siis ma praegu vaikselt panen seda kokku, varsti tuleb see välja. Ja see ei ole selline klassikaline tarokursus, kus me hakkame õppima tähendusi, sest need tähendused leiad sa väga hästi üles Google'ist. Tänapäeval on ChatGPT olemas, kirjuta sinna sisse, ta annab sulle väga ilusa ülevaate kaardist. Saad need tähendused endale pähe tuupida, kui sa tahad. Aga minu eesmärk on läheneda natukene teise nurga alt, natukene intuitiivsemalt, natukene ülevaatlikumalt ja avada sinus see enda kanal, läbi mille sa hakkad taro lugema läbi enda tunnetuse, mitte läbi õpikutarkuse. Vot. Nii et ole kuuldel, kui sind huvitab ja mõnusat nädala lõppu sulle, tšau!